Ühesõnaga, väga tore teid tervitada. Ma kirjutan Kadrile kohe uuesti, ma annan sõna edasi. Targalt internetis veebiseminaril sellel sügisel esimest korda. See on meil Targalt internetis projekti raames. Vaadake ka meie projekti lehte nii Arno lehel kui ka targaltinternetis.ee, et seal on igasugu kasulikku materjali, sealhulgas ka varasemaid, varasemate veebiseminaride salvestusi. Ja meil täna on väga põnev teema, meil väga palju registreerunud oli ka, peaaegu 90, ehk siis nutiseadme kasutamine nii koolis, millest räägib Diana Veskimägi meil alustuseks, kui ka tema järel on meil Tervise Arengu Instituudist Tiia Pertel ja Saara-Reete Tamminen, kes räägivad ka natukene laiemalt, et mitte ei keskendu ainult koolis nutiseadme kasutamisele. Ja Diana on siis Haridustehnoloogide Liidu juht. Meil on niisugune väga tore seltskond tulnud. Enne kui ma annan Dianale sõna, ma veel panen siia chati ka, meil on järgmisel nädalal tulemas Tallinnas ja Tartus füüsilised seminarid, kus on nii nutiseadme kasutamisest, Tiia ja Saara tulevad sinna ka rääkima, aga ka andmekaitsest ja küberturvalisusest koolist, e-ITS-ist, millega paljud koolid peavad rinda pistma, et on esmaspäev, teisipäev Tallinnas ja reedel Tartus ja 5. novembril on meil ka Tartus just see andmekaitse ja need teemad. Panen kohe selle linki chati, kes tahab, saab veel registreeruda. On tasuta koolituse päevad. Vot, aga ma annan, ei hakka rohkem aega vitma, annan sõna Dianale. Tere, Diana. tere, ma loodan, et ma olen ilusti kuulda. Oled? Väga tore. Nii, tere kõikidele osalejatele siis ka minu poolt. Mina olen Diana Veskimägi, nagu Sander ütles, Eesti Haridustehnoloogide Liidust ja olen siis ka selle isiklike nutiseadmete reguleerimise juhendi töörühma juht. Ja kõigepealt alustan üldse juhendi autoritest ja sellest juhendist üldiselt, et juhendi põhiosas siis tegid Haridustehnoloogide Liidu töörühm, aga koos meiega siis ka Tervise Arengu Instituudi meeskond ja lisaks andsid siis oma panuse erinevates osades peaasjad, Lastekaitse Liidu lastepsühholoog Jaan Aru ja koostööpartneriks siis olid Haridus- ja Teadusministeerium. Ja see on nüüd see juhend, mis on spetsiaalselt siis koolidele saadetud. Ma loodan, et teie kool on selle juhendi kätte saanud ja te olete seda näinud, te võite seda chati kirjutada, et kas see juhend on teile jõudnud ja kas te olete jõudnud juba vaadata ja ma loodan, et te siis tekkinud küsimusi ka siis küsimuste ajal küsite minu käest, et siis ma saan teile vastata. Aga miks me nägime, et miks üldse peab koolis reguleerima nutiseadmete kasutamist, on väga lihtne. Sellepärast, et kooli põhieesmärk on ikkagi laste arendamine ja arendamisel on hästi tähtis, et laps suudaks keskenduda, et suudaks hoida fookust sellel tegevusel, mida ta siis kooli tuleb tegema. Ja paraku siis kogu sotsiaalmeedia ja nutirakendused ja mängud on tegelikult ju tehtud siis eesmärgiga nii-öelda nii-öelda siis kaasata ja et kõik siis nii-öelda võimalikult palju seal aega veedaksid, mistõttu siis on tegelikult väga raske neid käest ära panna. Ja koolides täna olukord on ikkagi päris raske selle nii-öelda probleemi või selle teemaga tegelemisel ja kuidas neid kokkuleppeid siis sõlmida. Ja enne, kui me alustame sellest nii-öelda sellest juhendi taustast, siis seadmed, mida tuleks reguleerida, ei ole täna ainult enam nutitelefonid, vaid tegelikult väga suures osas väiksemad, just eriti algklassiõpilased, kasutavad nutikellasid. Et kui nende nutitelefonid on ka kapis või kotis kuskil ära, siis sageli on hoopis nutikell see probleemne nii-öelda seade, mis tõmbab tähelepanu kogu aeg ja kus saab ka juba mängida ja kõike teha, videosid vaadata näiteks. Aga siis on turule jõudmas sellised asjad nagu nutiprillid ja need prillid ei ole üldse enam väga kallid ja neid saab täna Amazonist juba tellida. Ja väga raske on aru saada, et lapsel on need prillid üldse ees, et ta peab leidma selle tulukese sealt üles, mis seal nii-öelda põleb, et aru saada. Aga on ka juba uued nutisõrmused ja nii edasi ja võib-olla üks seade, mida siis me koolides ei oska väga märgata,
on tegelikult levimas ka siis sellised kaamerad, väikesed näiteks GoPro kaamerad, mis siis, millega siis näiteks proovitakse tunde salvestada. et tegelikult peaks siis reguleerima erinevaid digiseadmeid, mitte ainult nutitelefone. Teie võite siis vahepeal kirjutada siia chati, et kuidas teie koolides lood on, kas teie koolis on nutiseadmete kasutus reguleeritud ja kas te olete täpsustanud või defineerinud, et mis need seadmed on, mida siis reguleeritakse, et siis me saame pärast ka vaadata ülevaadet, et kuidas siis osalejatel on. aga kui me hakkasime seda juhendit looma, siis me tegelikult alustasime sellest, et me saatsime Eesti koolidele küsimustiku, et küsida, kuidas koolides siis olukord on ja mida siis, kuidas koolid nagu reguleerivad üldse. ja 166 kooli meile vastas ja nendest tegelikult mingil määral nutiseadmete kasutamist reguleeris 148 kooli, aga enamasti reguleeritakse siis seda kasutamist esimeses ja teises kooliastmes ehk veel täpsemalt öeldes tegelikult väga sageli reguleeritakse kas siis esimesest kuni 4. klassini või esimesest kuni 5. klassini. et kuuendas klassis ka juba tegelikult päris tihti ei reguleerita enam ja alates 7. klassist mm, on pigem nagu vähe reguleeritud isiklike seadmete kasutamine koolis. ja mida siis veel see koolide küsitlus näitas seda, et koolid reguleerivad nutiseadmete kasutamist väga tublisti ainetundides, aga väga vähemuses reguleeritakse nutiseadmete kasutamist vahetundides. ja samas see kasutussagedus, see meelelahutuse tarbimine, videote vaatamine, mängimine, et see tegelikult saab just hoogu vahetundides. ja sellest on saanud selline vahetundide meelelahutuse tegevus. ja noh, meie ilmselgelt nägime, et see on probleem. vabandust, mul on natuke hääl ära. ja ja 148 koolist siis 43 ei reguleerinud nutiseadmete kasutamist vahetundides üldse. 56 koolis siis õppimiseks oli lubatud, kuigi siin on ka küsimus, sest kommentaarides oli päris palju kirjas, et väga raske oli tegelikult vahet teha, millal siis see õpilane õppis ja millal mitte. et noh, seal oli niimoodi kahe vahel ja üks osa koole siis oli siis täielikult keelatud, aga keelatud siis esimesele kooliastmele. et siis see, ütleme, teise kooliastme lõpp ja kolmas kooliaste oli siis vahetundides ka täiesti vaba kasutus. ja mida siis veel praktikad, et kus siis neid nutiseadmeid hoiti, ehk siis kuidas kodukorras oli kirjas ja miks siin need numbrid sellised imelikud on just sellepärast, et koolis võis siis olla näiteks kodukorras nimetatud mitu kohta. et näiteks ainetunni ajal võib nutiseadmeid hoida koolikotis või õpetaja laual. et sellised nagu mitu varianti, et lihtsalt esinemissagedus, aga muster tuleb siit ilusti välja, et kui ainetunni ajal on üldiselt ikkagi reguleeritud, et kus need seadmed siis on ja ühelgi koolil, kes reguleeris, ei olnud see määratlemata, siis vahetundide ajal see reguleerimine oli väiksem ja siin on näha siis, et suur osa õpilasi võis siis telefoni vahetunnis hoida taskus ja ei pidanud kuskile ära panema, kas siis kotti või kuskile hoiukohta, sest noh, vahetundideks siis sageli neid hoiukohti ei ole. ja peamise probleemina siis nendest koolis nii-öelda loodud reeglitest kinnipidamisel toodi välja siis 4 probleemi, et esiteks õpetajate järjekindlus ja seda toodi välja päris palju, et on õpetajaid, kes väga järjekindlalt tuletavad õpilastele meelde kodukorra kokkuleppeid ja on õpetajad, kes ei taha sellega tegeleda. Lisaks siis see, et see on lisatöö, eriti kui lisatööna anda sellisel juhul, kui on siis lubatud näiteks vahetunnis õppida või mingid tegevused on lubatud, sest siis peab justkui nagu veenduma, et kas ta siis teeb seda või ei tee või kuidas siis teada seda ja siis nagu sellist vaidlemist tekib hästi palju seal ja sellega ei taheta tegeleda.
õpilaste puhul päris palju, meil on täna ikkagi õpilasi, kelle kohta võib-olla ei saa öelda, et neil on sõltuvus, küll saab öelda, et on probleemne nutitelefoni kasutus ja ilma telefonita muutuvad üsna ärevaks. Ja selline huvitav probleem siis ilmnes ka, et lapsevanemad on siis harjunud äh, oma lapsele helistama koolipäeva jooksul korduvalt, et last kontrollida, meelde tuletada näiteks mingisuguseid tegevusi, helistavad isegi tundide ajal, et see oli ka siis selline huvitav asi, mis siis koolid välja tõid. Ja soovitused koolidelt, mis siis tulid ja millega me siis ka arvestasime juhendi loomisel. esiteks see soovitus tuli väga selgelt, et erinevate osapooltega läbi arutades siis kehtestada reeglid kogu koolile korraga. Ja kui koostöö siis on lapsevanemate ja õpetajate puhul nagu olemas, et siis need tulemused ka tulevad, et kui kõik käivad ühte jalga ja kindlasti on see võti siis need lapsevanemad, et lapsevanemad oleksid siis ühel meelel. Aga siis, kui me nüüd liigume sinna juhendi juurde, et kuidas me siis juhendis seda siis nii-öelda fikseerisime või sõnastasime, et esiteks siis need reeglid, mis siis kokku lepitakse koolis erinevate osapoolte koostöös, peaksid siis hõlmama kasutust kogu koolipäeva jooksul, sest noh, see üks näide, mis ma tõin, et tegelikult neid näiteid oli veel ja koolid, kes siis olid nii-öelda edukamad nende reeglite jõustamises või nagu rakendamises ja kus see toimis nagu nende tagasiside oli just see, et kui kogu koolis on ühtne reegel, et kui on kooliastmeti erinev, siis justkui nagu väikestel tekib ka tunne, et kui ma saan natuke vanemaks, siis ma võin mängida. Ja noh, eriti põhikoolis, et gümnaasiumis on õpilased siis sellised noh, ütleme nii, et neil, nad juba suudavad nagu rohkem ise reguleerida, et noh, me ju tahaksime jõuda sinna, et kõik õpilased suudavad ise reguleerida ja saavad aru, mis on nagu hea kasutus ja mis ei ole nagu neile hea, aga noh, paraku põhikoolis on ikkagi päris raske nagu praegu siis, päris raske on sinna jõuda. Lisaks väga selgelt tuli välja see, et koolid, kus siis oli öeldud, et nutiseadmed ei ole õpilasel koolipäeva ajal taskus, vaid on kaugemal kuskil, siis see kiusatus vahetundide ajal ja tundide ajal oma telefoni kätte võtta oli väiksem. See tähendab seda, et need seadmed võiksid olla koolipäeva ajal lapsest kaugemal. Äh, see kool saab, võib siis ise valida, kus täpselt on, et kas see nutiseade on siis koolikotis, kas teil on näiteks lukustatavad sellised kapid, kus lapsel on võti ja saab seal turvaliselt hoida, et iga kool saab seda täiesti ise otsustada. aga oluline on see, et noh, mida ei tohiks nagu teha, ei tohiks lastelt hommikuti seadmeid ära korjata, et laps peaks saama selle seadme ise ära panna oma käega, peaks saama seda võtta äh, vajadusel ja koju minnes siis ka nagu ise kaasa võtta, et see oleks nagu talle ligipääsetav, kuna see on tema omand, aga et tal oleks nagu endal võimalus see kuskile ära panna, mitte taskusse. Äh, kui nutiseadmeid hoitakse klassiruumis, väga sageli selline praktika on, et hommikul kooli tulles, eriti algklassides, korjatakse siis need nutiseadmed kokku ja pannakse siis klassiruumis laua peale, siis kindlasti peab arvestama seda, et need seadmed peaksid olema siis kas välja lülitatud või lennurežiimil. et paraku on olnud siis selliseid juhtumeid, kus nutiseadmetesse saab siis, eks ole, panna selliseid äppe või rakendusi, millega saab siis pealt kuulata, mis selle telefoni ümber nagu toimub. Ja neid juhtumeid on olnud ja neid selliseid probleemseid olukordi koolides, kus siis kuulatakse pealt. Ja noh, veel enam, eks ole, et kui tekib mingisugune olukord, kus lapsed nagu nii-öelda telefone eemaldatakse, kuna see segab õppimist ja viiakse direktori lauale, noh, siis on eriti halb, kui keegi seda nii-öelda kaugelt siis pealt kuulab, mis direktori kabinetis toimub. et see on üks asi, mille peale kindlasti kool peaks mõtlema. Ja kuidas siis nende kokkulepeteni koolis jõuda, et noh, hästi oluline on see, et seda ei saa nagu lihtsalt kool kehtestada ülevalt alla, et nüüd me hakkame nii tegema, et tegelikult see peaks olema ikkagi läbirääkimise protsess. väga oluline siinjuures on läbirääkimine lapsevanematega, et lapsevanemad saaksid aru, miks see on vajalik
miks peaks need seadmed olema siis koolipäeva ajal lapsest eemal, kuidas see teda mõjutab ja samamoodi ka, et õpilased saaksid siis oma nii-öelda mõtted välja öelda, arutleda sellel teemal ja nagu see teadlikkus jõuaks ka nagu õpilasteni, et miks ei ole see hea talle. Ja noh, kindlasti õpetajad, eks ole, et kui õpetajad on kõik ühe mütsi all, nagu seal juba varem ka üks sellise kooli näide oli, et siis kindlasti see koostöö ja see kokkulepped toimivad palju paremini. Äh, mida kindlasti võiks soovitada, on see, et pakkuda siis vahetundideks mingisuguseid teistsuguseid tegevusi ja kaasata siin õpilasi, et küsida, et noh, mida nad tahaksid vahetunnis teha näiteks selle nii-öelda nutitelefonis scrollimise asemel. Ja siis päriselt ka nagu proovida neile pakkuda neid tegevusi, et lihtsalt ei oleks selline, et me küsisime, aga noh, seda ei saa. Neil jääks nagu, noh, nad saaksid aru, et päriselt ka nendega arvestatakse, et seda enam nagu see nagu enese sisemine motivatsioon ka tõuseks siis seda nutiseadet mitte kätte võtta. Ja vanemate koostöö siis ka veel kord, et väga-väga oluline. Pluss siis äh, tuleks arendada sellist nagu tarka nutiseadme kasutust, et nad teeksid oma seadmetega näiteks ainetundides mingisuguseid nagu selliseid tegevusi, mis on nagu arendavad õpilast, mitte lihtsalt ei harjuks seal tarbima mingisugust sisu, vaid nagu saaksid aru, et see on töövahend, millega saab teha vajalikke olulisi tegevusi. Äh, ja no iga kool peaks ikkagi nende kokkulepete loomisel lähtuma nagu endast, et see juhend on soovituslik, ei ole kohustuslik koolile ja täpselt selliste sammudega ja kõiki neid tegevusi ja näiteid kool ei pea kasutama. see on siis üks selline abimaterjal lihtsalt. kindlasti võivad tekkida erisused, näiteks erivajadustega õpilaste puhul võib tekkida erisus, kus nutiseade peaks olema tal võib-olla kuskil just lähedal, tekivad mingisugused noh, näiteks eriti HEV-õpilastel võib-olla lugemisraskused, et ta kasutab seda hoopis audio mingi õppevahendina ja nii edasi. Ja kindlasti tuleb olla väga kannatlik, et noh, sisuliselt, kui me täna hakkame nagu koolis reguleerima nende nii-öelda nutiseadme kasutust vahetundides ka, siis sisult on tegemist siis uue tava loomisega ja uued tavad, noh, me teame, et need tegelikult ei lähe nagu kasutusse väga-väga kiirelt, et lihtsalt tuleb olla hästi järjepidev ja ühine nagu ühise nii-öelda rindena selle nimel nagu tegutseda, et siis see uus tava jõustuks. Ja mida siis ka nagu koolid välja tõid ja mis siis oli huvitav, oli see, et tegelikult noh, me kõik teame, et õpetajad ja koolitöötajad on eeskujuks ja siis tasuks vaadata ka seda, et õpetajad ja koolitöötajad ka ei oleks koolis vahetunnis telefonis ei mängiks seal või ei vaataks videosid vabal ajal või midagi muud, et see on ka kõik see eeskuju, mida siis peaks mõtlema, et noh, et mida me siis ise teeme ja kuidas me siis lastele näitame, et mis siis on mõistlik tegevus. Äh, kindlasti peaks arendama õpilaste digipädevusi, et nutitelefonide nii-öelda meelelahutuse tarbimine tarbimise nii-öelda äralõpetamine koolis või siis selle piiramine ei tähenda seda, et me ei arenda õpilaste digipädevusi, vaid vastupidi, me peaks nagu rohkem arendama neid digipädevusi, rohkem rääkima küberteemadest, tehisarupädevusest ja nii edasi, et õpilasel tekiks nagu teadmised ja mõistmine, pluss tekiks siis ka oskused, et uuringud ka näitavad, et selline eesmärgipärane kasutamine õppimise kontekstis võib oluliselt toetada edukust ja mõelge siis läbi ka see, et kas teie koolis nagu arendatakse õpilaste digipädevusi ja kui palju ja kuidas te sellega tegelete, et kindlasti see ei jääks nagu kuskile kõrvale. Ja lisaks siis on meie juhendis erinevad lisad. Lisa üks on siis näited, kuidas kodukorras võiks siis infot lisada, aga siin võib siis nüüd arvestada, et siin on puhtalt näited. Need ei ole siis sellised noh, kohustused, et nüüd peab kindlasti niimoodi kirjutama, siin on lihtsalt mõtted, kuidas seda võiks sõnastada. Lisa kaks on siis
võib-olla selline suunis selleks, et kuidas õpilastega rääkida, kui tekivad sellised konfliktisituatsioonid, et kindlasti mitte vastanduda õpilasega, vaid nagu hästi selgelt ennast väljendada. Siis on lisa 3 on see, kuidas siis lapsevanematega rääkida, täiesti vabalt võib selle lisa 3-ga siis nii-öelda lapsevanematele siit juhendist võtta ja saata ja sinna siis oma jutu juurde kirjutada, kui te alustate selle reguleerimisega. Ja lisa 4 on siis nii-öelda need sammud, et kuidas siis võiks algust teha ja et jõuda siis nii-öelda lõpuni välja ja et see protsess oleks nagu järjepidev, sest et see reguleerimine ei ole ühekordne tegevus, vaid tegelikult seda peaks pidevalt nagu üle vaatama pidevalt nagu täiendama seda regulatsiooni, pluss uued õpilased tulevad, et ka neile tuleb seda tutvustada uuesti otsast peale, uued vanemad et see on selline nagu järjepidev tegevus. nii, aga siis lühiülevaade minult on kõik, et nüüd ma siis ootaksin väga teie küsimusi. jah, võite kirjutada. Vist peaksite saama ka häälega küsida, kes ei hakka kirjutama. Kokkuvõtte tehes Diana alguse küsimuse juurde, et kui paljudes koolides kasutusel on, siis vastanutest üks ütleb, et tema koolis ei ole veel kasutusel, ülejäänud ütlevad, et on. Ja siis on niisugune erinevalt, et on Mhm. tundide ajal üks seminariline on toonud välja, et küsimus on, et lapsed jõuavad kooli, õpilased jõuavad kooli 7:15. Noh, ilmselt siis tunnid hakkavad 8, aga et mis nad siis seal senikaua teevad, eks ole, et ja mina näiteks soovitan, et kui nad jõuavad 7:15, et andke neile üks raamaturiiul ja raamatud. niisugune mõnus rahulik hommikune tegevus. peaasi, et on huvitavad raamatud, kas või koomiksid, et oleneb laste vanusest, aga et ma küsiks seda hoopis siis, et te võite vastata, et just see vahe, et reguleerimine ainetunnis ja reguleerimine vahetunnis, et kas siin on mõni kool, kellel on reguleeritud siis nagu kogu koolipäeva jooksul, ülekooliliselt kõikidel, või on ikkagi erisused sees, et ainetunnis on ühtemoodi ja vahetunnis teistmoodi ja kooliastmeti erisused? siin on Liisi Triin on öelnud, et nendel on keelatud terve päeva, välja arvatud siis tunnis õppetööks õpetaja loal. Mm -hmm. ja see on väga mõistlik, kui tunnis õppetööks õpetaja loal nutiseadmeid kasutatakse, et siis saab selle justkui välja võtta sealt, kus iganes teda siis hoitakse. Et igal juhul, kui siis tuleb küsimusi, et ma olen siin. Ja siis siin on, et Vastseliinas on esimene, kolmas klass nutivaba, ülespoole on keerulisem Mhm. erinevatel põhjustel. Ja ja ma siin õuevahetunnid võib-olla lubatud kasutada. et see 1 kuni 3 nutivaba, ma siin just, ma täitsa tooks kohe uuesti selle näidise, mis üks kool kirjutas, et see esimene siin, et noh, see kommentaar oli tegelikult pikem, aga siis põhikommentaar oligi see, et nad ei julgenud alguses hakata ülevalpool reguleerima ja alustasid algklassidega, siis võtsid juurde 5.–6. ehk teise kooliastme ja lõpuks siis ikkagi otsustasid, et võtavad siis 3. kooliastme ka ja, ja tegelikult ei olnudki midagi hullu, et nad nagu kartsid rohkem ja tegelikult läks nagu väga kergesti või noh, üsna kergesti võrreldes nagu teistega, et ei olnud nagu kuidagi rohkem probleemne see. siis siin on Liina on kirjutanud, et nendel mobiilide kasutus on reguleeritud, aga tahaks ikka nutikellasid reguleerida. aga lapsevanemad olid vastu, et niisugune huvitav Mhm. olukord, mis on. ja lapsevanemad on võtmesõna, lapsevanemad peavad olema ühes paadis
ainult siis saab, ilma lapsevanemate nõusolekuta on väga raske midagi teha. et sellepärast tuleks hästi-hästi palju nagu just lapsevanematega rääkida. ja meil on ka Liina Randvere koolist on kirjutanud, et nendel on 9-klassiline kool ja kui õpetajad tahavad kasutada, et siis pigem kool suunab kas tahvelarvutite juurde või arvutite juurde, et mitte Mhm. oma isiklikku nutiseadet. Ja. mul endal ka enne Arnosse tööle asumist ma puutusin kokku mitte küll niisugune projekti raames EdTechiga just õpilase oma seadmesse niisuguse õpirakenduse loomisega. kuna selle loogika just oligi, et kuna kõigil on see taskus, eks ole, et siis on nagu jõle noh, 95+% on taskus kindlasti olemas. et siis tundus nagu ahvatlev seda sinna luua, ei tea, kas nüüd täna siis tasuks üldse mõelda sellisele asjale või pigem ikkagi just, ma ütlen, õppelahenduse loojana näiteks või materjali, et või pigem mitte. mis sa, Diana, arvad? Sa mõtled siis nagu, et kas tasuks õpilase enda seadmega? jah, et kui oled, eks ole, Mhm. noh, mingi haridusliku lahenduse looja, et kas üldse see on täna nagu mõistlik mõte enam teha või pigem Mhm. täna võiks mõelda juba mitte või siis näiteks, mis on noorematele astmetele, et nendele mitte luua, võib-olla siis vanematele. no üldiselt, mida nagu praktika näitab, on see, et noh, tegelikult on ju lastel, eks ole, nagu sa ütlesid, seadmed on taskus. aga siin tekib nüüd see olukord ka näiteks ainetundides, et ma usun, et kõik õpetajad on seda kogenud, et kui ma näiteks ainetunnis palun õpilastel võtta seade välja, et ta kasutab seda õppetööks, siis üsna sageli kaasneb seadme väljavõtmisega infovoog, mis õpilane peab kõigepealt ära haldama, sest tal tulevad kindlasti sotsiaalmeediarakendused, mänguteavitused, ta on mingist levelist ühe punkti kaugusel ja ta peab kiiresti ära vajutama kuskile, on ju, et saada üks samm edasi ja nii edasi. et sellega peab arvestama. kui koolil on oma seadmeid, siis mina soovitaks kasutada ikkagi kooliseadmeid ja pigem õpilaste seadmeid mitte. või kui olete valmis selleks, et nad hetkeks kaovad ära ja siis tulevad ülesandesse tagasi, et las nad siis nagu tarbivad oma info ära, siis võib oma seadmeid ka kasutada, aga noh, sellega lihtsalt noh, eriti suuremate puhul peab arvestama. nii, ja meil jagatud ka vist väljavõtet oma koolist, et on tunni ajal hääletusel režiimil, vibratsioonita, ei saa, tohi vastata sõnumitele saate vastu, koolikotis kindlas kohas, kasutada ainult õpetaja loal. Mhm, vahetunnis kasutab õpilane nutiseadmeid sihipäraselt ja arvestab teiste privaatsust. kontrolltöö ajal ei tohi mhm, laual ega taskus sööklava, söögivahetunni ajal on nutiseadme kasutamine keelatud. see on väljavõte. mhm. aga mis see sihipäraselt tähendab? see on ma ei tea, kes kirjutas, et äkki tahad TKVG kommenteerida? õpetaja äh, Ahah. on kirjutanud. iseenesest nagu jah, et kui õpilased teavad, mida tähendab sihipäraselt, siis jah. mina kasutaks ka, kui ma oleksin 15-aastane ilmselt seda võimalust, ma ütleks alati, et ma kasutan sihipäraselt. kui ma meenutan Jah, olen 25 sihipäraselt aasta taguseid aegu, sotsiaalmeedias. jah, et ma teen endast, Jah. ehitan oma tulevikku Instagramis või TikToki staarina näiteks. Mhm, Ja siin on üks Merike on öelnud, Lääneranna gümnaasiumis on uus maja ja palju tegevusi vahetundides ja õpilastel ongi alternatiiv nutitelefonile. mhm. ehk siis siin on ükskord näha, eks ole, seda, et mis siis betooni valamise väärtus on. et kui tihti meil on hästi palju, pannakse betooni, eks ole, et siis vahest isegi tundub, et tuleb kasuks. ja siis on, et ja eks koolidel on ka erinevad võimalused, et kellel kuidas on ruumi ja kuhu mida saab teha. nii on jah, ja siis on ka, eks ole, et vanemad õpilased, õpetajad näevad, panevad peitu ja siis võtavad uuesti välja, kirjutab Liina. näiteks Mhm, õpilastel, noh, kui te kõik meenutavad oma
nooruspõlveaeg, kõik olime loomingulised. ja et siin on jah, see ongi nagu põhiline see probleem, et eks jah, meil kahjuks saab nüüd aeg otsa, et siis võib-olla annaksin sõna edasi siis Saame veel Tervise Arengu tulla veel Instituudile. lõpus ka tagasi vaadata, eks ole, võib-olla nüüd ka jah, Tervise Arengu Instituudi ettekande peale tekib veel küsimusi, et siis saame veel pärast ühises ringis ka rääkida, aga ma annangi aitäh Dianale, annan sõna Tiiale ja Saarale Tervise Arengu Instituudist. nii, ma loodan, et ma jagan kenasti ettekande ekraani. on kenasti näha. Ja tere ka meie poolt. Mina olen Saara-Reete ja minuga on Tiia. Meie oleme Tervise Arengu Instituudist ning meie siis infomaterjal, nutiseadmete kasutamine, soovitused haridusasutustele, lapsevanematele ja noortele on siis võib-olla sellisem natukene laiem, et meil on siin ka seda tervise poolt ja selle selline üldisem eesmärk ongi siis laste ja noorte tervise, arengu ja heaolu toetamine. Ja võtan siit kenasti sõnajärje üle. Tere ka minu poolt kõigile. Ja meie 2024. aastal läbi viidud uuringus 15–16-aastaste noorte hulgas noored ise tõid välja, et 65% ehk üle poole neist nõustus sellega, et nad veedavad sotsiaalmeedias liiga palju aega. Iga neljas noor tõi välja selle, et tal läheb tuju ära, kui ta ei saa sotsiaalmeedias olla. Et sotsiaalse meedia kasutamisega seotud probleeme me näeme, et on rohkem tüdrukute hulgas, aga selgelt on näha ka siin, kui me võrdleme 2024 aastat näiteks 2019 aasta andmetega, et tegelikult see noorte hulk või noorte hinnang selles osas, et sotsiaalmeedia nii-öelda mõju võib olla negatiivne, et see on ka noorte hulgas ajas kasvanud, et päevselge on see, et sotsiaalmeedia, kui ta on noortele kättesaadav, et öeldakse ka, et on olemas nii-öelda niinimetatud nagu U-graafik, et need, kes üldse ei pääse ligi või need, kes liiga palju pääsevad ligi, nende puhul on need probleemid suuremad, et hästi oluline on selle mõistliku tasakaalu leidmine ja seda enam, et see digimaailm on järjest enam meie ümber. Läheme järgmise slaidi juurde, et teine võib-olla selline just probleemse kasutusega teemavaldkond, mis on pikemaajalisemalt olnud kättesaadav, on siis mängimine elektroonikaseadmetes ja sellesama eelmainitud uuringu andmetel viimase kuu jooksul oli seadmega 4 või enam tundi mänginud koolipäevadel veerand ehk 26% noortest ja vabadel päevadel praktiliselt pooled ehk 47% 15–16-aastastest õpilastest. Ja kui poiste hulgas me näeme, et need numbrid on võib-olla aastate lõikes nüüd enam niivõrd ei kasva, siis sellise viimaste aastate trend on just see, et tüdrukute hulgas on ka elektroonikaseadmetega mängimine ajas järjest kasvamas. Ja nagu ka Diana siin mainis, et jah, me tegelikult ei saa enamuste noorte puhul rääkida, et tegemist oleks sõltuvusega ja sotsiaalmeedia puhul me oleme siin kasutanud sellist 9-väitelist skaalat, mille puhul, kui noor on 6 väitele vastanud jah, siis me võime anda hinnangu, et tegemist on sotsiaalmeedia sõltuvuse sümptomitega. Et kokku neid esines 2020 aastal, see on nüüd siis kooliõpilaste tervisekäitumise uuring, mis on 11, 13 ja 15-aastaste noorte hulgas läbi viidud. Tüdrukute hulgas 10%-l
ja poistel kuskil 7%. et ja nagu te siin näete, siis ka selle sotsiaalmeedia sõltuvuse sümptomitega noorte hulk on ikkagi ajas kasvav, kui me võrdleme 2018 aastat 2022 aastaga. Ja võib-olla eriti drastiliselt paistavad silma 13-aastased tüdrukud. Tüdrukute näitajad on siis kõik paremal pool graafikus ja võrreldes teiste vanusgruppidega ja teiste gruppidega tuli nende noorte puhul rohkem välja see, et nad enam nõustusid väidetega, et ma ei suuda mõelda muule kui hetkele, mil saan minna sotsiaalmeediasse, et nad tunnevad regulaarselt rahulolematust, et ei saa sotsiaalmeedias rohkem aega veeta, et nad tunnevad ennast halvasti, kui nad ei saa sotsiaalmeediat kasutada. Ja me teame, et ka digimeedia kasutamine ja sellega seotud võib-olla ohud ja haavatavus, see on seotud lapse ja noore arenguga, lapse ja noore aju arenguga ja tegelikult 13-aastane tüdruk on kõige enam võib-olla see, kes on mõjutatud teda ümbritsevatest eakaaslastest ja seetõttu on hästi oluline, et see ümbritsev muu keskkond aitab tasakaalustada seda võib-olla teinekord digimeedia negatiivset mõju. Ja arvutimängu sümptomiga siis tüdrukute osatähtsus ka me näeme, et on kasvanud ja nagu juba eelnevalt sai korra mainitud, et poiste puhul see on kusagil 1/5, kellel on arvutimängu sõltuvuse sümptomid. Siin samamoodi on siis kasutatud sellist 9-väitelist skaalat, mille puhul kui 5 väitele on vastatud jaatavalt, siis me võime öelda, et noorel võib olla siis mängusõltuvuse sümptomid. Aga mis võib-olla siin kõige jälle olulisem on välja tuua, on see, et tüdrukute puhul on see näitaja siis tõusnud praktiliselt 2 korda, et 6% aastal 2018 siis 13%-le 2022. aastal. Ja läheme järgmise slaidi juurde, et noorte hulgas kiusamine on üks. Õnneks me näeme sellesama koolinoorte tervisekäitumise uuringu andmetel tuginevalt, et kui kooliruumis kiusamine on midagi, mis õnneks on ajas vähenemas, siis küberkiusamine on midagi, mille kogenute osakaal on ajas selgelt kasvamas. Ja võib-olla erisus siin sellise kooliruumis kiusamisega on ka see, et me ei näe väga suurt erinevust erinevate vanusrühmade puhul. Et ehk et noored olenemata vanusest on siis küberkiusamise osas haavatavad ja tegelikult vajavad tuge ja abi nii varasel märkamisel kui ka siis selle probleemi ennetamisel. Aga et tõesti digiseadmete kasutamine ei ole asi iseeneses, siis saab kenasti Saara jätkata selle laiema pildiga natukene. Jah, et sotsiaalmeedia mängimise ja küberkiusamise juurest vaatame ka natukene liikumist ja und. Soovitused näevad siis ette, et 17–18-aastased inimesed peaksid vähemalt 60 minutit päevas olema siis kas mõõduka kuni tugeva intensiivsusega kehaliselt aktiivsed. Siin joonisel on siis Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu 2022 aasta andmed ja täpsemalt siis need tulbad näitavad nende õpilaste osakaalu, kes liiguvad iga päev vähemalt siis see 60 minutit. Ja esimene asi, mis siit jooniselt silma võib paista, on see, et vaid alla 1/5 õpilastest liigub iga päev piisavalt. Ja teine asi on see, et kui me vaatame õpilasi vanuserühmade lõikes, siis on näha sellist langevat trendi
et kui vaadata 11-aastaseid, siis 13 ja 15-aastaseid, et siis on langust näha siis liikumises. Ja unesoovitused näevad seda ette, et 7–12-aastased võiksid iga öö 9–12 tundi ja 13–8-aastased 8–10 tundi magada. Ja sama uuringu tulemused siis näitasid seda, et siin joonisel on toodud siis nende laste osakaal, kes siis koolipäevadel magasid alla selle soovitava uneaja ja võib-olla kõige olulisem märksõna siit jooniselt ongi see, et üle poole õpilastest magaski siis koolipäevadel alla, alla siis selle soovitusliku uneaja. Ja eriti võib-olla paistab siit silma 15-aastaste vanuserühm, kus nii poisid kui tüdrukud, et nende hulgas oli umbes selline 60% neid, kes magas siis alla selle soovitava uneaja. Jaa, et mis võib-olla kenasti oli välja toodud ka Dianal, et iga lapse ja noore digivahendite kasutamise kogemus on tegelikult ainulaadne ja me ei saa, ta ei ole ühetaoline ja ka need ohud ei ole erinevad, vaid ei ole sarnased, vaid nad on erinevad ja sõltuvad erinevatest teguritest. Et me oleme siia erinevaid tegureid välja toonud, et loomulikult see on seotud vanusega, me teame, et noorematel lastel ei ole veel kognitiivsed oskused piisavalt välja kujunenud, tegelikult ei ole piisavalt digipädevust, või ka meediapädevust, et osata hinnata nende keskkondade võib-olla ka ohtusid või samamoodi arengutasemest, nagu ma siin tõin uuringutest varasem välja, näiteks 13-aastased, et 13-aastased tüdrukud, hästi oluline on see tarbitav sisu, millega kokku puututakse või mis meie noori siis internetis ja digimeedias ümbritseb, aga samamoodi, milline on vaimse tervise seisund, aga ka kogu laiem sotsiaalmajanduslik keskkond või ka see, millised seadused ja kokkulepped ja normid siis lapsi ja noori äh, ümbritsevad. Et seesama pool, et on palju riike, kus tegelikult sotsiaalmeedia on mingist vanusest allapoole mingit vanust keelatud. Seal on selgelt oma positiivsed küljed just täpselt sellise laste ja noorte haavatavuse seisukohast. Ja aga mis on oluline võib-olla välja tuua, et tõesti see haavatavus digikeskkonnas, ta ei ole asi iseeneses, vaid väga sageli on see, et see laps on samavõrd haavatav ka tegelikult väljaspool digikeskkonda. Ja see on see põhjus, mis me kõik ühiskonnana üheskoos peame looma kõigile lastele ja noortele selliseid paremaid ja toetavamaid keskkondi ja palun ole hea, Saara, pane järgmine slaid, et mõtlema läbi, kuidas me saame suurendada kaitsetegurite hulka, mis aitavad erinevaid probleeme, sealhulgas digikeskkonnas ennetada, kui ka kuidas me saame vähendada riskitegurite hulka, mis võivad siis neid probleeme, sealhulgas digikeskkonnas suurendada. Ja siia ma olengi toonud välja nii individuaalsel tasandil kui ka keskkonna tasandil erinevad tegurid, mis on siis rahvusvahelise kirjanduse ja uuringute põhjal välja toodud, mis võivad nii vaimset tervist kui ka siis digimaailmades sellist kas olla kaitsvad tegurid või siis just vastupidi, neid seotud riske suurendada. Et kui te siin ka näete, siis individuaalsel tasemel on väga paljud sellised üldoskused, et hea enesekindlus, hea enesehinnang, head enesejuhtimisoskused, emotsioonidega toimetuleku oskused, et need kõik on sellised tegelikult olulised laiemad üldoskused ja võib-olla sotsiaalemotsionaalsed oskused, mille olemasolu noori aitab siis ära hoida erinevatest riskikäitumitest või erinevatest ohtudest.
ja teisipidi, et seesama võib-olla motiveeritud ja eesmärgistatud digivahendi kasutus, et natukene oli siin enne ka sellel teemal, et kas me nagu nii-öelda sihipäraselt kasutame, et ongi, et kas me sihipäraselt kasutame seda näiteks õppetöös, endale info otsimiseks, võib-olla mingite oskuste arendamiseks versus, et me tegelikult lihtsalt passiivselt scrollime ja kogu seda infot lihtsalt võtame vastu, et siin on oluline vahe ja võib-olla nende riskitegurite koha pealt, et needsamad negatiivsed motiivid, et näiteks kui noor ei saa piisavalt tunnustust teda ümbritsevast keskkonnast ja ta läheb seda saama näiteks sotsiaalmeediast, et see tema haavatavust ja riske oluliselt suurendab või kui see teda ümbritsev keskkond on tema jaoks niivõrd negatiivne, et ta soovib nii-öelda reaalsust vältida ja pigem elada nagu muus maailmas ja nii edasi. aga et keskkonnal samavõrd on hästi oluline, et kuivõrd nagu ka juba varasemalt oli toodud, et need suhted peres, lastevanematega koostöö, kooli ja kodu koostöö, et sellised toetavad suhted sõprade ja perega saavad olla väga head kaitsetegurid versus vastupidi, et kui ei ole selliseid häid suhteid ja kui noorel ei ole teda ümbritsevas keskkonnas vähemalt ühte näiteks toetavat täiskasvanut, võib see olla tegelikult riskiteguriks. Ja jah, et ka needsamad kokkulepped, et kenasti oli Dianal ka toodud alla need pooled, et üks on see, kui on kehtestatud reeglid, teine pool on see, kui on tehtud koos kokkulepped ja lastele selgitatud, mispärast ja kuidas need kokkulepped nende tervist ja heaolu toetavad, et miks võib-olla see ülemäärane ekraaniaeg või ülemäärane seadmes olemine tema tervist ja heaolu negatiivselt mõjutab ja kuidas. Et jaa, või läheme siit edasi. ja kuna Tiia nende riski ja kaitsetegurite all mainis ka vaimset tervist ja vaimse tervise probleeme, siis kui me räägime nutiseadmete kasutamise tervisemõjudest, siis kindlasti peame vaatama aju ja kognitiivset arengut ning vaimset ja sotsiaalset tervist. Et alla 6-aastastel liigne ülemäärane ekraaniaeg võib seostuda kehvema tähelepanu, emotsionaalse küpsuse ja kõne arenguga. Vanematel ehk siis noorukitel mõõdukus kasutus võib arendada teatud oskusi, kuid samamoodi, et liigne kasutus, see võib viia võimaliku sõltuvuskäitumiseni. Ja digitehnoloogia, ta võib toetada vaimset tervist läbi hariduslike rakenduste, meelelahutuse ja suhtlemisvõimaluste, aga samuti, et kui see aeg on ülemäärane, et näiteks rohkem kui 3 tundi sotsiaalmeedias viibimist võib suurendada riski vaimse tervise probleemide tekkeks. Ja kõige olulisemad märksõnad ongi ilmselt see, et milline on kasutatav sisu, millistes olukordades ja millised on need kasutusviisid, kuidas siis laps või noor nutiseadet kasutab. Ja tervisemõjudes on väga olulisel kohal kindlasti ka kehaline aktiivsus ja uni. Et seda ilmselt kõik teavad, et ekraaniaeg on selline tegevus, mis üldjuhul on istuv, mis tähendab seda, et ta vähendab liikumist ja liikumisaega ning sotsiaalmeedia liigkasutamist on kirjeldatud kui ühte olulist riskitegurit põhikooli ja gümnaasiumiealiste noorte rasvumise puhul. Ja unevaatest just see, et kui siis laps või noor kasutab seda nutiseadet enne uinumist või lausa öösel, siis sellel on kahtlemata negatiivne mõju lapse või noore une kvaliteedile. Ja kui nüüd su magama minek ongi hiline ja koolipäevad ju tihti algavad varakult, siis see kõik viib selleni, et lapsel või noorel koguneb unevõlg ja see omakorda siis mõjutab tema heaolu ja seda, mil määral ta suudab keskenduda ja õppida koolis.
ja nüüd võib-olla just sellistest kooliealisest kahest vanusrühmast, mina räägin 7–12-aastastest ja Saara pärast edasi 13–18-aastastest, et meie soovituste selline alus ongi meie siis liikumise ekraaniaja unesoovitused laiemalt, ehk et me ei saa seda digiseadmete kasutust ja ekraaniaeda vaadata asjas iseeneses, vaid oluline on kindlasti vaadata seda ka siis sellise noore nagu lapse noore igapäevaelu muude teemadega seotult, ehk siis piisav liikumine, uneaeg, suhtlemine eakaaslastega ja lähedastega, et tegelikult kõigele sellele oleks tema päevakavas piisavalt aega. Ja nagu Saara tõi, et tõesti meie noorte selline füüsiline aktiivsus on midagi, millele kindlasti võiks olla rohkem sellist rõhku nii koolipäeva sees kui nii kooli tulles, koolist minnes, et neid võimalusi liikumiseks oleks meie lastele ja noortele rohkem, et siin täpselt see, et kui lapsed jõuavad kooli juba 7:15, et üks pool on raamatud, teine pool on see, kui on selliseid noori kaasava haaravaid häid võib-olla ka füüsilisi tegevusi, et isegi lihtne pingpongipalli või selliste mängude või mingite spordivahendite kättesaadavaks tegemine võib teinekord soodustada seda, et nad kas hoopis koos mängivad aktiivselt midagi ja suhtlevad, kui et veedavad aega nutiseadmes. Ja soovitused lastevanematele selles 7–12 vanusgrupis, et võib-olla kõige olulisem ongi see, et jah, see 7–12-aastane laps on veel see, kus vanema mõju on selgelt suurem ja tugevam ja vanem saab rohkem suunata lapse igapäeva, aga ka siin on hästi oluline, et need arutelud oleksid avatud ja tõesti kokkulepped ka nutiseadmete kasutamise osas teevad vanemad läbi arutelu lapsega. Aga et nad tunnevad huvi, mida laps nutiseadmes teeb ja samamoodi arutlevad ka netimaailma võimaluste ja ohtude üle ja koos tõesti lepitakse kokku ja arutatakse läbi, et mis on need programmid, mida laps seadmes kasutab ja millised on need ajad, millal ta seal nutiseadmes siis olla saab. Aga et kindlasti päevas oleks ka selliseid ühiseid tegevusi ilma nutiseadmeteta, näiteks kas hommikul koos söömine, kindlasti õhtul võimalusel koos söömine, aga ka koos näiteks mängimine või jalutamine või muud ühised vaba aja tegevused. Ja võib-olla veel see pool ka, et tegelikult ikkagi ka jälgida ja märgata sellist probleemset käitumist, et ja teiselt poolt, et tõesti see vanema ja üldse täiskasvanute enda eeskuju nutiseadmetes olemisega on ka kindlasti midagi, mis mõjutab seda, kuidas lapsed ja noored ise kasutavad. Ja kindlasti me kõiki neid materjale ka lastevanematele jagame. Ma 13–18-aastaste juures uuesti neid kõiki liikumis- ja uneaja soovitusi kordama ei hakka, aga võib-olla ka seda, et ka selles vanusgrupis, kuigi on vanemad juba noored, siis see ei ole vähem oluline, et see uneaeg oleks piisav ja et see igapäeva tasakaal ekraaniaja, õppetöö, liikumise ja suhtlemisega oleks olemas. Ja lapsevanemate soovitused on samamoodi sarnased, et samamoodi arutleda, tunda huvi, mitte hinnanguid andev olla ja võib-olla märksõna ongi siis see, et eelistada neid ühiseid tegevusi ka selles vanusrühmas, mis ei eelda ekraanide kasutamist, et jalutamine, matkamine on ka sellised tegevused, kus saabki lapse või noorega arutada, kuidas noorel tegelikult läheb, suhelda ja jah, ma arvan, need märksõnad on võib-olla kõige olulisemad.
ja meie infomaterjalis on eraldi toodud ka soovitused 13–18-aastastele noortele endile. Soovitused on peamiselt üles ehitatud nii, et noor saaks nutiseadet kasutada sellisel moel, et see toetaks tema heaolu, und ja keskendumist. Soovitused on siis selles osas, et kuidas noor saaks leida tasakaalu oma igapäevaelus, et sinna mahuks piisavalt aega õppetööks, uneks, liikumiseks, et noor teeks regulaarselt ekraanipause, väldiks ekraani kasutust enne magama minekut, aga muidugi ka see turvaline digikäitumine, kuidas isikuandmeid kaitsta ja muidugi ka see, et kuidas teadvustada sotsiaalmeedia sisu mõju, näiteks mõju enesehinnangule, kehakuvandile ja noortel on väga oluline eakaaslastega suhtlemine ja need suhted, siis see, et kuidas leppida sõpradega kokku, kuidas, millal suheldakse, kas see, et ei pea olema kogu aeg kättesaadav nutiseadme vahendusel ja see, kui keegi ei vasta kohe nutiseadme vahendusel, siis see ei tähenda seda, et teine noor ei tahaks suhelda, aga ka nagu Tiia küberkiusamise andmeid ettekande alguses tutvustas, siis ka see, et kuidas tunda ära küberkiusamist, kuhu, kuidas sellest teatada ja kuidas vajadusel abi otsida. ja et tõin siin uuesti pildi siis Diana poolt juba tutvustatud juhendile, aga et ka meie juhendis on soovitused toodud põhikoolidele ja gümnaasiumitele nii oskuste arendamise, kokkulepete tegemise, probleemide varase märkamise ja abi pakkumise osas ning see on võib-olla sellise natukene nagu laiem selline selgitav materjal, et nad kindlasti need kaks materjali üksteist täiendavad. aga lisaks me oleme seal siis toodud tõesti lühidalt ka soovitused lasteaedadele, huviharidusele ja kõrgkoolidele ja lisas 2 oleme toonud teismeliste digivahendite kasutamise skaala, mille juures siis saab, kui teismeline ise, noh, ütleme, noor saab seda ise täita, et ta saab enesehinnanguliselt siis teada, et kuivõrd tema selline digivahendi kasutamine on kas nii-öelda sõltuvusele kalduv või ei ole, et seda võivad koolis õpetajad kasutada näiteks tunnis koos noortega teha, et noored saavad ise oma käitumist analüüsida või ka tegelikult sellise esmase hindamisena kasutada koolide tugispetsialistid, et kas lapse ja noore siis näiteks digivahendite kasutamine võib olla probleemne. ja meiega, kes me oleme siis Tervise Arengu Instituudis nende teemadega seotud, meie e-posti aadressid on siin kenasti toodud, et meiega võib nendel e-posti aadressidel ühendust võtta. kõiki meie slaide meie oleme kindlasti nõus jagama, ma loodan, et ka Diana on nõus oma slaide jagama ja, ja meie materjale võib kõike lapsevanematele jagada ja me ütleme, et kõigepealt me panime kokku sellise natukene pikema ja põhjalikuma raporti, aga me oleme sellest raportile juurde lisaks veel tegemas erinevaid materjale, et näiteks seesama noorte materjal, mis on praegu meie selle suure materjali sees ühe lehena, et need ka eraldi selliste materjalidena juba noortepäraselt kujundada, samamoodi lapsevanematele, samamoodi see küsimustik, et need oleks ka eraldi failidena lihtsasti kättesaadavad ja kuna see küsimustik pärineb meil Tallinna Ülikoolist, siis nende palve oli ka see, et kõik asjad ei peaks olema lastele kättesaadavad ainult digivahendusel, vaid mõni asi võiks olla võimalik ka välja printida, et laps saab selle paberkandjal täita, et see võimalus kindlasti saab olemas olema. aga oleme avatud küsimustele. ja siin eespool oli juba korra küsimus selle mõõtevahendi kohta, aga kenasti Marko Rillo jõudis ise ka juba meie jutu ajal selle vahendi, ma loodan, et leida. ja mina panin sinna ka kevadel olnud veebiseminari lingi, oli Merik Ivast, kes on Tallinna Ülikooli
professor, et tema on koos töögrupiga just koostamas raamatut siis, mille fookus peakski olema just nutiseadmed ja perekond, et eks see on ju koht, kus kõik algabki. Et õpetajad võivad pea peal seista, aga kui ikkagi on murepõhjus on kuskil mujal, eks ole, et siis ma Merikuse ettekanne oli kevadel, siis ma olin ka kuidagi nagu noh, see lõpp oli nagu kuidagi nukra tunde ette siin, et on olukord kehvasti. Ma Merikuse käest küsisin, et kas lood on väga sandid. Ma küsin teie käest ka, et kas lood on väga sandid või on ikkagi lootust ka tunneli lõpus? Ma arvan, et selles mõttes on küll ka niimoodi, et me näeme seda, et võib-olla vahepeal on olnud selline natukene nagu segane aeg nagu iga uue asjaga, et noh, selles mõttes on kogu see digivahendite teema ka, et see kuidas öelda, et kui toimuvad nagu muudatused, et siis nii-öelda selline korrastatus nagu tegelikult ikkagi tekib mõnevõrra ajas, et see võtab natukene aega ja noh, võimalik, et on mõned põlvkonnad võib-olla, kes vahepeal saavad sellest rohkem kahjustatud, aga kindlasti selline regulatsioon noh, järjest enam me näeme, ja tegelikult, mis on ju hea välja tuua, et ka noored ise näevad ja tunnevad, et kuigi nad ei taha nagu keelustamist, siis nad või noh, sellist nagu ütleme, totaalset piiramist, siis seda, et on vaja kokkuleppeid ja tegelikult, et nad selles nii-öelda nagu tuge vajavad, et need kahjud ja ohud ei realiseeruks, eks ju, et õnneks on noored ise ka väga seda meelt, et seda kõike on ju nagu vaja. Aga nõus igati selle poolega ka, et kindlasti on see kodude suunas ja lastevanemate suunal töö midagi, mida me kõik erinevad osapooled koostöös peame ilmselt järjest enam tegema, et siin on oluline nii meiepoolne kindlasti Sotsiaalkindlustusametis vanemlustiimi tiim saab siin meile appi tulla, aga tegelikult ka iga kool ja lasteaed saab olla abiks sellel suunal, et lastevanematega teha koostööd ja kõiki neid materjale kasutada. siin on Kaie on küsinud me vist peame 1 tunni veel võtma aega, aga et kas selleks, et saada kõik osapooled ühise mütsi alla, siis milline tegevus on parim, eraldi küsitlused vanematele, lastele, õpetajatele, küsimärk. Et kuidas seda, on teil head nõu anda, kuidas seda kogu tervikut, kool, õpilased, vanemad saada kuidagi ühte jalga käima? Ilmselt on see ka midagi, mis noh, ütleme, et selleks on oluline nagu aega võtta ja seda aega anda. Et ma ka ütleks, et need kogemused, mida me ise ka omalt poolt mõningate koolidega viisime läbi selliseid intervjuusid ja ka sealt tuli see pool, et kui asjad nii-öelda üheskoos läbi arutada ja ette valmistada ja anda kõikidele võimalus nii suuliselt kui ka noh, võib-olla kirjalikult oma mõtteid jagada, et neid koos läbi arutada, et see on midagi, mis noh, iga nagu muudatus tegelikult on midagi, mis nagu vajab ka sellist settimist ja täpselt see, et ka nagu põhjendataks, miks me neid asju teeme niimoodi, et see selgitus kõikidele osapooltele on ilmselt ka midagi, mis on nagu asjakohane, et näiteks siin eelpool oli ka, et kui nutitelefon nii keelustamisega oli lapsevanem nõus, aga näiteks seal nutikellaga ei olnud nõus, eks ju, siis noh, ilmselt see on jälle ka tegelikult niisugune selgitamise ja arutelu küsimus, et noh, laias plaanis, mis siis vahet on, eks ju. kas on ma kellel? Jah. ütleks võib-olla seda enda poolt ka selle mõtte, et lapsevanem tahab ju lapsele alati parimat ja kui lapsevanem teab, mis on parim, siis ta on ühe mütsi all, aga kui ta ei tea, siis tal on raske nagu mõista, et ikkagi minu arvates on lapsevanem see võti.
siis hakkama nuputama, kuidas lapsevanemani jõuda selle infoga ühise rindena. Et meil on tõesti on ju erinevad riigiasutused ja koolid ja omavalitsused ja jah, see mõte ka, et lapsevanem, et kui ta lubab, et siis on hea, et ilmselt lapsevanemad ka noh, ongi, et ka nende selline üldine teadlikkus kogu digiteemadega seonduvast, et see ongi midagi, mis ka kindlasti vajab nagu laiemalt sellist edendamist, just. jah, Diana soovitab ka võtta arenguvestlustel üheks fookusteemaks selle, et chatis, et eks täitsa lapsevanematele välja tuua seda, et kes peavad arenguvestlusi, kes on lapsevanematega siis teda rääkinud. siis siin Tõnis toob välja ka vastuolu, et me eeldame, eks ole, e-stuudiumid ja koolid, tunniplaanid on veebis, et siis et see on nüüd väike vastuolu, mis me ei taha, et sellega oleks seal telefonis või nutiseadmes. Oh jah, palju mõtlemisainet. Aga noh, ütleme see on ka täpselt seesama pool, et noh, mispärast on oluline kõik need teemad läbi arutada, eks ju, et enamuste koolide kodukordades, kui meie vaatasime, et ongi see, et tegelikult enamus lapsed peavad oma need järgmise päeva ülesanded iseenesest sealt stuudiumi kaudu nagu võtma, eks ju. Et sellepärast on ka need arutelud omavahel nagu hästi olulised, et mida ja mis hetkel siis tehakse, eks ju, on ju. jah, absoluutselt. ja Kaie on veel toonud välja, et ühes klassis oli eksperiment Nutivaba november ja see andis tagasisidet, et lapsevanemad ootavad koolilt abi ja tuge sellel teemal, et on Seda tuuakse hästi palju ka välja, jah. Et sageli on lapsevanemad ise hädas nende piiride ja kokkulepete seadmisega ja ka nemad tõesti vajavad nagu siukseid lihtsaid nõuandeid, kuidas neid kokkuleppeid lapsega teha ja jõusta ja kindlasti on keerulisem nendel lapsevanematel, kes ise nutiseadmeid noh, nii-öelda üle tarbivad või kes ise tunnevad, et nad vajavad seda enda igapäevaellu rohkem, neil on palju keerulisem neid selliseid piiranguid ka lastele seada ja need on need pered, kes tegelikult rohkem tuge väljaspoolt vajavad selles. aga hästi. mulle tundub, et tõmbame otsad siin kokku. Tiiaga saab veel kohtuda ka teisipäeval Tallinnas ja eks ole ka järgmisel reedel Tartus, kes tahab tulla. ja Saaraga ka, kui ma õigesti Ja mäletan. just, meie mõlemaga. See on füüsilistel seminaridel ja saab järgi vaadata ja jagada kolleegidega kogutud mõtted. teema läks korda, tavaliselt on nii, et seminari käigus on niisugune peak hour, kus on palju osalejaid ja siis hakkab nüüd ära pudenema, kui teema ei kõneta piisavalt. täna ei pudenenud, alles siin lõpus, kui meil läks siin aruteluringiks, siis kümmekond inimest lahkus muudele toimetustele, nii et järelikult oli väga oluline teema. nii et Mhm. omalt poolt ja Arno poolt tänan Dianat, Saarat ja Tiiat ja jälgige siis infot, saadan ka need slaidid osalejatele läbi selle Juhani. ja tänan kõiki, tänan esinejaid, tänan osalejaid, kuulajaid, nii et kohtumiseni. Aitäh! aitäh!